Tere, kindlustusminutid on taas eetris. Stuudios on sel korral Annika Unop ja minuga koos siin Raul Suup Gjensidige Eesti filiaalist. Te olete kirjutanud sellise artikli, kus märgite, et ehitusbuumi ajal on kindlustus ehitusettevõtte jaoks sama oluline kui korralik projekt. Tõepoolest, täna on siin-seal näha väga palju kraanasid püsti, majad kerkivad. Mis on tinginud selle, et ehitusettevõtted peaksid end kindlustama? Siin on üks selline lihtne põhjendus, et tegijal juhtub ja meie praktika näitab, et ehitusettevõtetel ka oma tegevuses juhtub nii mõndagi. Peame siin silmas just seda, et ehitusobjektil tegutsevad erinevad osapooled, tellija, peatöövõtja, projekteerija, alltöövõtja ja nende sujuv koostöö peab jõudma selleni, et ehitusobjekt valmib ja et see kõik kulgeks ootuspäraselt. Peaksime mõtlema ka sellele, et millise kindlustuslepingu me sõlmime selleks perioodiks. Mis on need peamised asjad või siis ka olukorrad, mis justkui võivad ühel ehitusel siis viltu minna? Nendest juhtumitest või nendest õnnetusjuhtumitest tooksin ära nagu kaks eraldi poolt, et esimesed, mis on nagu sellised välised mõjud, see tähendab seda, et kui puhkeb tulekahju või on tegemist üleujutusega või tormiga ja teine pool on siis see, kui ehitusettevõtte enda töötaja saab millegagi hakkama. Töötaja oskamatus võib viia teatud juhtudel kahjujuhtumini ja kahjujuhtumid põhjustavad ka tihti kolmandad osapooled, see tähendab, et on tegemist näiteks ehitusmaterjalide vargusega. Kes peaksid üldse end kindlustama, et kas pigem need, kes siis tegelevad selliste pisiremonttöödega või tõepoolest need ettevõtted, kes siis tegelevad selliste suuremahuliste nii-öelda kortermajade, kaubanduskeskuste ehitamistega? Kindlustusele peaks mõtlema kahtlemata kõik ehitusettevõtted. Kui meil on suuremad projektid, siis tavaliselt hoolitseb selle kindlustuse eest peatöövõtja. Kuid kindlustuslepingu võib sõlmida ka näiteks tellija või omanik või arendaja, et kui eriti siis, kui on meil tegemist näiteks mitmeetapilise ehitusega, siis seal võib olla isegi 3 peatöövõtjat nii-öelda ja seetõttu oleks väga hea, kui seda kindlustuslepingut nagu koordineeriks üks osapool. Mida teie soovitate, et kes justkui peaks selle initsiatiivi enda kätte võtma, et kes vastutab selle eest, et nüüd pöörduda kindlustuse poole ja sõlmida see leping? Tänases praktikas ikkagi ehitusettevõte ise peaks eelkõige seda vankrit vedama, sellepärast et tema ju teab enda kogemusest lähtuvalt juba neid riske, mis teda ohustavad kõige enam. Kui me räägime nendest riskidest, et kui näiteks tõepoolest sellised ettevõtted, kes tegelevadki suuremahuliste töödega, nendel on seda kogemust päris palju, siis nendel võib-olla ei olegi keeruline seda riski hinnata, millega võivad nad põrkuda kokku mingil ehitusplatsil või ehitusobjektil, aga ma kujutan ette, et võib-olla mõni selline väiksem ettevõte, et kuidas tema peaks oma riske siis hindama adekvaatselt, et kust alustada? Väiksem ettevõte on tavaliselt ka siis alltöövõtja rollis, eks ole, et esmalt ta peaks pöörduma siis peatöövõtja poole, selgitama välja, mida see peatöövõtja poolt sõlmitud kindlustusleping nagu sisaldab ja siis lähtuma juba sealt edasi, et millised asjaolud võiksid teda siis nagu lisaks veel puudutada. Kuid millised on need olnud sellised teie kogemusest kõige sellised omapärasemad olukorrad või juhtumised, mis on justkui valesti läinud ja tekitanud kahju, millele pole ehk väga palju mõeldud, et nii võib ka tõesti juhtuda ja minna? Ütleme niimoodi, et kõige sellisem kriitilisem aeg on näiteks siis, kui ehitustööd hakkavad lõppema. Ja ma tooksin siin ühe sellise, see on küll aastatagune näide ühest Tallinna kesklinna büroone ehituselt, kus büroone siis 4. korrusel oli juba valmis sätitud
külaliste vastuvõtuks pidulik laud, valged linad, vaibad ja nii edasi, kuid pool tundi enne seda üritust siis paraku Päästeamet kastis selle kustutusveega kõik üle. Selgus, et katusel tehti veel mingisuguseid katusetöid ja seal tehti ka tuletöid ning seetõttu süttisid puitkonstruktsioonid läheduses olevad ja Päästeametil tuli oma tegevusega see nii-öelda avamisüritus nagu edasi lükata. No sellised asjad on tõesti sellised, mille peale ei oskakski nagu tulla, et midagi säärast võib veel ehituse lõpus juhtuda. Et siis ma saan aru, et kui ehitusettevõttel on olemas kindlustus, siis nii-öelda kogu see kahju korvatakse. Loodetavasti, eks ta sõltub alati, milline see leping on lõppkokkuvõttes saanud. No kindlasti me ei saa rääkida siin nendest konkreetsetest summadest, mida ehitusettevõtetele siin välja on makstud mingit erinevate kahjude tõttu, aga millised on need orienteeruvad sellised kahju suurused või suurusjärgud? No jättes kõrvale siin need suuremad hävingud, mis on seotud näiteks üleujutuste ja suuremate tulekahjudega, kus kahju on kindlasti miljonites mõõdetav, siis selline igapäevane kahjukäsitlus puutub meil kokku tavaliselt selliste kahjudega, mis jäävad nagu 100 000 euro piiresse ja ütleme selline 10 000 kuni 50 000, et ehituskahjud on selles suurusjärgus tegelikult. Et see 10 000 kuni 50 000 ja ka 100 000 on selline summa, mis võib tõepoolest jalad alt lüüa sellisel väiksel ehitusettevõttel. Suurele see suurt midagi võib-olla ei tee, aga väikesel küll. Kuid kui me siin juba jõudsime selle näite põhjal, et igasuguseid erinevaid selliseid apsakaid võib juhtuda ka ehituse lõpuperioodil, aga näiteks kui selline otsene ehitustegevus objektil on lõppenud ja inimesed ongi nendesse korterelamutesse sisse kolinud, siis neil ju kehtib selline 2-aastane võimalus paluda ehitusettevõttel parandada vigu. Kas see tuleb siis ehitaja enda rahakotist või saab ka selliste probleemidega kindlustuse poole pöörduda, et see on ka justkui nagu ettenägematu? Ehituskindlustustingimuste järgi tavaliselt ehitaja poolt niinimetatud praaki ei hüvitata. Andke aga saate lõpetuseks paar head nõu ka kaasa, et kuidas ehitusettevõtted võiksid end kaitsta võimalike ettenägematute olukordade eest ja mida tasub läbi mõelda, mida tasub uurida ja millel tasub silma peal hoida? No eelkõige iga ehitusettevõte peaks läbi analüüsima selle, kas ta sõlmib siis iga ehitusobjekti kohta eraldi lepingu või tal on otstarbekas sõlmida ka ehituse aastamahu kindlustusleping. Teiseks, igal objektil nüüd ta peaks teostama sellise riskianalüüsi, kus ta jõuab siis järeldusele, kui lai see kindlustuskaitse võiks olla. Ja ma tahaksin veel rõhutada nagu seda, et tegelikult kindlustuslepingu seda õnnetusjuhtumit nagu ära ei hoia. Et väga oluline roll on siin ehitusettevõtte juhtkonnal või projektijuhil, kelle läbimõeldud tegevusega on võimalik ära hoida väga mitmesuguseid kahjusid. Kui aktiivselt täna ehitusettevõtted end kindlustavad ja kes seda pigem teevad, kas suured või väikesed? Üldiselt on olukord selline, et suuremad ettevõtted kindlasti kindlustavad kõik ennast, väiksematega on nüüd nii, et eks nad loodavad peatöövõtja peale, kahtlemata on nad võib-olla seotud ka rohkem sellise finantskalkuleerimisega, et kas nad arutavad nagu, et kas tasub seda kindlustuslepingut sõlmida või mitte. Et paraku jah, et lihtsalt see õnnetusjuhtum, mis on aset leidnud, siis sunnib neid ka mõtlema sellele, et kas sõlmida kindlustuslepingu või mitte edaspidi.
nii et varasemad kogemused on need, mis siis põhimõtteliselt neid väikeseid ehitusettevõtteid justkui nagu panevad mõtlema. jah, Selge, tänaseks aga kindlustusminutid tõmbavad joone alla. Stuudios olid Annika Õunap ja Raul Suup Gjensidige Eesti filiaalist. Suured tänud kuulamast!